Tere, tšau! Mina olen Joonas, mina olen EKA visuaalse kommunikatsiooni esimese kursuse tudeng. Tere, ma olen Soomia Rebane, ma olen ruumikujunduse esimese aasta tudeng. Tere, mina olen Bruno, õpin esimesel kursusel toote- ja keskkonnadisaini. Tere, mina olen Elinora, ma olen moedisaini korralduse esimese aasta tudeng. Sisseastumiseks, mis oleks hea nõuanne? Võite mingisuguseid kompositsiooni asju vaadata netis, sest et ma tulin valge lehena ja siis oli suht suur üllatus, kui mulle kompositsiooni ülesanded ette pandi. Portfoolios, kui te olete midagi teinud, pange lihtsalt kokku, ega ma ise ei olnud ka enne seda väga mingit graafilise disaini asju varem teinud, ehk siis panin isegi pilte ja fotograafiat. Ma andsin ühe vinüüli välja mingi 5 aastat tagasi, siis ma olin ise selle vinüüli väga külje teinud, et see oli suht ainukene erialane asi, mis ma olin teinud. Ruumikujundus on tegelikult lihtsalt sisearhitektuur. Kui sa tuled ruumikujundusse õppima ja lõpetad, siis sa saad tegelikkuses täpselt sama diplomi, mis päevaõppe inimesed. EKA lehel on olemas meie esimese aasta tudengite poolt artikkel, kus te saate lugeda, et mida on vaja siis sisseastumiseks, mida me ootame, mida inimesed vaatavad sinu portfoolios. Portfoolios soovitan panna kõike, mida te elu jooksul olete teinud, valitud kujul, isegi väikesed leiutised või vähem tähtsad asjad, aga kus vähegi olete oma loovust üles näidanud. Mina hästi kartsin, et mida ma sinna portfooliosse siis panen. Aga tegelikult on hästi hea, kui sa saad seal võimalikult palju siis näidata, mida sa oskad, mingisugused joonistused, võib-olla sa disainid ise mingisuguse rõiva, et ei pea üldse kohe oskama, et lihtsalt paned oma mingisuguse tee sinna paika ja ma arvan, et see on juba väga hästi. Võin julgustuseks öelda, et ma ei olnud enam pinslit põhimõtteliselt käes hoidnudki, nii et need aitavad suht hästi järjele, nii et ärge kartke. On tunnid iga teine nädal ja 3 päeva nädalas ja siis esimene aasta näeb selline välja, et me teeme igasugust, et saada need baasteadmised. Ehk kui sa ei oska maalida, sa ei oska joonistada, sa ei oska isegi arvutiga mitte midagi teha, siis on fine, tule, õpid kõik ära. Ma ise arvan, et teeme hästi praktilisi asju. See selline hea kuldne kesktee moemaailmast ja samuti sa saad selle nagu ärilise tausta, et sul on sealt nagu hästi hea enda võib-olla ettevõtet või brändi hakata looma. Meil hästi tore on see, et meie õppekavas on suur rõhk jätkusuutlikkusel, et see on selline teema ka, millega ennast hästi palju kurssi viia ja võib-olla juba nagu praktiseerida rohkem, et kui ei ole võib-olla selle peale nii palju mõelnud. Et see on kindlasti miski, mis meil siin läbivalt kogu aeg õhus on. Mulle meeldis täiega, me pidime tegema mingi bukleti või mingisuguse vihikukese. See oli väga tore. Tundub, et võtab meie eriala üsna hästi kokku ka. Sissejuhatus sisearhitektuuri koos Maarja Valk-Falgiga, sest temaga me tegime põhimõtteliselt kõik, mis on seotud sisearhitektuuriga. Me tegime korteriplaani, me tegime makette. Ma arvan, kõige lahedam on seni olnud valgusti disainimine. Seal on nagu miljon erinevat lahendusviisi ja ükski neist justkui väga vale. Ja väga väikeste muudatustega on võimalik jõuda väga erinevatele tulemustele. Kõige meeldejäävamad võib-olla ainetunnid, mis meil praegu on olnud, on kindlasti eksperimentaalvorm, kus me saime hästi palju ise teha. Lõpuks me pidime siis reaalselt tegemagi mingisuguse disainime siis kas mingisuguse seeliku või kleidi või mis iganes meil pähe tuli, et meil anti siis Swedbank andis meile enda nagu vormirõivad ja siis sellest me pidime nagu ise midagi tuletama.